Tere! Täna räägin Euroopa päevast. Euroopa päev on tähtis päev, mida tähistatakse igal aastal 9. mail. See on päev, mis tuletab meelde, et Euroopa riigid otsustasid pärast teist maailmasõda valida rahu ja koostöö tee. Sõda oli toonud Euroopasse palju valu ja segadust. Inimesed olid väsinud ja tahtsid uut algust. Nad soovisid, et riigid ei võitleks enam omavahel, vaid teeksid koostööd. Selle mõtte esitas 1950. aastal Prantsusmaa poliitik Robert Schuman. Tema ettepanekut nimetatakse Schumani deklaratsiooniks. See oli esimene samm, millest hiljem kasvas välja Euroopa Liit. Euroopa päev aitab meil seda hetke meeles hoida. See meenutab, et rahu ei ole iseenesest mõistetav. Selle nimel tuleb pingutada ja teha koostööd. Just seetõttu räägitakse Euroopa päeval palju ühtsusest, sõprusest ja ühistest väärtustest. Tänapäeval on Euroopa Liidus 27 riiki. Igal riigil on oma keel, kultuur ja traditsioonid, kuid kõiki ühendab soov elada rahus ja ehitada paremat tulevikku. Koostöö aitab lahendada probleeme, mis puudutavad kõiki. Näiteks keskkond, turvalisus või haridus. Euroopa päeval toimub paljudes riikides erinevaid üritusi. Avatakse uksi, et inimesed saaksid näha, kuidas Euroopa Liit töötab. On kontserte, töötubasid ja arutelusid. Inimesed saavad küsida küsimusi ja õppida, kuidas Euroopa mõjutab nende igapäevaelu. Paljud muuseumid ja asutused korraldavad eriprogramme, et tutvustada Euroopa ajalugu ja kultuuri. Euroopa päev on oluline ka noortele. Koolides tehakse projekte, valmistatakse plakateid ja videoid. Õpilased arutavad, mida tähendab olla Euroopa kodanik ja milliseid võimalusi Euroopa Liit pakub. Näiteks õppimine teises riigis või noortevahetused. See aitab noortel mõista, et nad on osa suurest ja mitmekesisest kogukonnast. Lisaks räägitakse Euroopa päeval väärtustest, mis on Euroopa Liidu aluseks. Need on rahu, vabadus, demokraatia, võrdsus ja inimõigused. Need väärtused aitavad hoida ühiskonda õiglasena ja turvalisena. Need on põhjused, miks riigid soovivad koos tegutseda. Euroopa päev on rõõmus ja lootusandev päev. See näitab, et koostöö on võimalik isegi siis, kui riigid on väga erinevad. See tuletab meelde, et rahu algab väikestest sammudest ja ühistest otsustest. Kui inimesed kuulavad üksteist ja teevad koostööd, on võimalik luua tugev ja sõbralik Euroopa. Aitäh, et kuulasid! Soovin sulle ilusat Euroopa päeva!